et mis mulje teil siiamaani sellest arutelust on jäänud? Kas te olete nõus sellega, mida te olete kuulnud, kas te vaidleksite mõnele küsimusele vastu? Kuidas te kommenteerite? Mõni? Alustavad need, kellega asju mikrofoni. Palun. No, viimased aastad töötan ma avalikult teenistan, see tähendab seda, et sõltumata küsimusest vastan seda, mida tahan. Aga ma püüan jõuda ka oma mõtte arengu nende paari minuti jooksul ka sinna küsimuse juurde, et minu jaoks kui noorstöö valdkonna esindaja on väga positiivne see, et iga aastaga see noorte temaatika laiemalt ja noortesse suhtumine, riigi suhtumine noortesse kõikides poliitika valdkonnas on kuidagi rohkem huviobildis või väljub aina rohkem tähelepanu, et sõna koostöö, erinevate ametkondade vaheline suhtlus, poliitikate lõimumine, sellised asjad nagu ka aina puutumaks läheb. Ma usun, et nagu ka alguses oli juttu siin konverentsi alguses, et sellele on aidanud kaasa ka noorte seire, mida me Haridus-Teadusministeeriumi ja Praxise ja Noortekeskuse ja mitme teiste kolleegidega koos algatasime ja jätkame. Ja kahjuks aga õnneks Eestis on väga palju negatiivseid trendi, demograafia on võib-olla kõige tõsisem, mis on negatiivne loomulikult, aga samas see on positiivne, mida vähem noori jääb Eestisse, seda väärtuslikum on igaüks. Seda rohkem meie kõik pingutame ka mitte ametkonna mõttes ala sotsiaaltööta, noortööta, lastekaitseõppe, vaid ka kodanikuna, eks ole, mööda tänavat jalutajana, eks ole, märkame rohkem, nagu siin on kõlanud, teatame rohkem, võib-olla ka isegi sekkume rohkem, kasvatame vastutust noortes, mitte mööda minnes, vaid minnes koos sellesama noorega puputades tema korteri uksele ja siis rääkides tema emaga või vanemaga, et miks te ikkagi siin niimoodi ei jälgi, et teie lapsed siin liivakastis liiva võtavad. No selles mõttes ma usun, et see kõik selles aspektis on aina positiivsed. Noored on meie olek. Aga positiivne trend, mida võib-olla niimoodi ei jälginud ja kus on nagu selles mõttes väga hea info või selle aastaraamatu ülevaatest oli väga hea lugeda, et mitmed asjad, mis me oleme 10 aasta jooksul mitmes valdkonnas, nii seadusandlikul tasandil ja korrakaitse kontekstis, kui ka pehmete mõjutusvahendite näol, oleme ära hoidnud või vähendanud riskikäitumist. See muutus, ütleme, proportsioonis on ju meeletu. Need on võib-olla mõningad asjad, mida ma esimese rääkijana ei jõuaks praegu mõelda. No, ma kohe alustaks, et minu jaoks on mõnigi suur au siin nii-öelda rääkida justkui noorte nimel, samas ma arvan, et enamus inimesi on siin, kõik inimesed, kes siin istuvad, on sama noored ja tegelikult nende jaoks aasta 2030 on, ma arvan, sama kauge kui minu jaoks. Kuid ausalt öeldes, mina kui inimene, kes on osalenud hästi mitmes noorteorganisatsioonis, mitmeid asutanud, mitmeid eest vedanud, minul on tekkinud selline tunne, et aastaks 2030 on olemas väike oht või risk ja ma väga vabandan, et ma räägin sellises negatiivses toonis, aga ma arvan, et meil ongi siuke ebatavaline konverents, kus noored inimesed võiksid just olla sellised pessimistid ja nagu rääkida halvadest asjadest. Et on suur risk, et meil on tekkinud kaks täiesti üksteisest sõltumatut noorte sotsiaalset sellist kihti. Üks on selline aktiivne, osaleb organisatsioonides, käib valimistel, osaleb valimistel, kandideerib, kõikjal räägib kaasa, kirjutab artikleid, arvab iga asja kohta midagi ja teab, kuidas oma arvamust edasi viia. Ja siis on olemas inimesed, kelle jaoks need asjad on täiesti suletud, kelle jaoks ei eksisteeri sellist asja nagu aktiivne elu. Ma isegi julgen öelda, et praegu Eestis on kahjuks veel rohkem noori, kes ei tea sellest, mis on noortevolikogu, kes ei tea sellest, mis on valimised, eriti Europarlamendi valimised, kuid kelle jaoks
kahjuks või õnneks eksisteerib selline asi nagu välismaa, mis tundub sellise mingi sellise nagu Dreamlandina, kuhu on vaja minna, ei ole vahet nagu kuhu minna, noh, kas või Lätis selliseid. Ja mina arvan, et mida me peaksime tegema praegu ja mis töötaks ka 15, 25 või 35 aasta pärast, on nende inimeste tunnustamine kui meie noorsootöö, kui Eesti noortepoliitika nii-öelda tarbijatena praegu. Ma julgen siin pakkuda välja, et meie riigi paremad ajud suudavad mõelda välja süsteemi, mis suudaks kaardistada neid inimesi, kes lahkuvad välismaale. Jah, nad lahkuvad, aga samas neil jäävad siin sõbrad. Siin on nende vanemad, enamus neist teab eesti keelt. Esimene armastus on siin, sõbrad on siin, võib-olla esimesed töökohad on siin. Ja mina usun, et Eesti riik võib säilitada nendega seost ka siis, kui nad on välismaal. Kas see seisneb selles, et neile Facebookis mingi küberametnik kirjutab kord aastas, et hei, kuidas sul läheb? Või see, et neile Eesti Vabariigi president saadab kaarti jõuludeks ja ütleb, et ära unusta, et sul on siin kodumaa. Selleks, et kui tuleb see kriitiline hetk, mis tuleb väga paljudel, kes sinna välismaale lähevad, kui neil midagi murdub, kui nad ei saa seda, mida nad ootavad, et neil alati oleks see kaart või see mingi küberametnik Facebookis sõbrana lihtsalt, et tema käest küsida, et kuule, aga kas ma Eestis ka tööd leiaks, kas ma saaks kergelt tagasi tulla, et nende riik sellel hetkel, kui nad küsivad, alati neile vastaks, jah, tule kohale, me ootame siin on mida teha sinu jaoks. Isegi kui ei ole midagi siin teha nende jaoks, siis seda tegemist tuleb leiutada. Sellepärast, et mina usun, et selles peitubki meie riigi ja võib-olla ka pikemas perspektiivis rahva säilimise võimalus. Suke, mõtleva. Ma olen siin Stainise ettevõtjana ja vaatan väga palju neid arutelusid ettevõtja seisukohast. Mis mulle sellest esimesest poolest väga kõlama jäi, oli Allan Välli mõte sellest, kuidas haridussüsteem peaks muutuma. Et see peaks muutuma, tegelikult ma ise näen juba pigem niisugust lasteaiast alates mitte oskusi õpetavaks, vaid pigem väärtusi õpetavaks ja väärtusi edasi andmaks. Ja mida enam ma näiteks vaatan kas või meie enda töötajaid või põhimõtteid, mille järgi me töötajaid võtame, siis meie valdkond on nii uus. Tänapäeval ma näen ümberringi on ettevõtjad, kelle valdkonnad on sellised, mida pole olnud, millest keegi midagi ei tea. Niisuguseid põhitõdesid nendes valdkondades tuleb hakata nii või teisiti õppima seal samas töökohal ja seda konkreetset asja praktiseeriks. Põhiline probleem, mis nende inimestega täna on see, et nende väärtushinnangud, nende niisugused väga fundamentaalsed väärtushinnangud on paigast ära. Ja ma tegelikult, kui meil oli siin ennem üleval paar kaarti põhilise grupiga, kes Eestist lahkuvad, on sellised mitte kõrgharidusega lihtsa töö tegijad, siis seesama väärtushinnangute probleem on mulle jäänud väga mitmete ettevõtjatega, just ehitusettevõtjatega rääkides silma. Eestis ehitusettevõtjad ütlevad väga selgelt, et töötajad tegelikult saavad väga head palka ja neil on võimalik maksta Eesti mõistes, ütleme, et kõrget palka. Üks põhiline probleem, mis töötajatel on see, et nad ei tule kohale, nende väärtushinnangud, nii tööl käimise, varastamise, kõige muuga on täiesti paigast ära. Ehk tegelikult on olemas siin väga korralikud, väga head töökohad. Inimesed ei ole saanud kaasa väärtushinnanguid. Ja mulle tundub, et
et see on asi, millega peaks tänane haridussüsteem väga selgelt tegelema. Vanasti oli, kui mina veel koolis käisin, siis oli meil töökasutus. Me pidime minema kõplama peite iga suvi. Me pidime tegema väiksest peale erinevaid töid. Vaatan täna noori. Selline tööl sundimine on ikkagi täiesti niisugune asi, mida teha ei tohi. Ja mulle tundub, et see on asi, mille peaks nagu tänane haridussüsteem tagasi tooma. Mõistlik töö tegemine on suisa keelatud. Põhimõtteliselt mõtlen sõnasabas siin, ma esindangi haridussüsteemi mõnes mõttes praktikuna igapäevaselt ja püüan on hästi tihedalt seotud seda, mida mõtlevad, võttes neid kuus korra või natukene arvelt paari kuu jooksul korra nagu ümarlaua taha, et küsida, et kuidas te olete rahul selle programmiga, mis praegu toimib, mida te ootate meilt ja nii edasi. Et see on selline avatud vaba mõttevahetus. Ja siin on päris mitu asja, mis praegu ka on nagu läbi jooksnud, mis kuidagi minu sellel kogemusel väga hästi peegelduvad. Et üks asi on just nimelt see väärtuskasvatus, mis eelkõige saab tulla siis just nimelt läbi võimalikult individuaalse õppe. Aga praegu selle süsteem liigub sinna poole, et lasteaedades ja põhikoolis on rühmad nagu vähenenud võrreldes paarikümne aasta tagusega, siis ülikoolides tegelikult pigem nad suurenevad. Et seal lõidatakse pigem nagu ikkagi eelkõige majanduslike põhjuste tõttu kokku ja mis tähendab seda, et ülikoolis kaob see individuaalsus nagu ühtpidi ära. Ja millest nagu mul isiklikult on kahju, mida me nagu 10 küünega proovime nagu kinni hoida, sest mõnes mõttes on see väärtuslik süsteem midagi sellist, mis võiks olla relevantne ka 20 aasta pärast, kui see amet või tehnika, mida sa võib omandad, ei ole just nimelt töökohtade ja tehnoloogilise kliimatõttu muutumisest pidevalt. Ja üks, ma arvan, üks väga oluline koht, mis läbi selle väärtuspõhise õppe tuleb, on just nimelt see, et see aitab nagu siduda ühiskonnaga. Kui Vladimir enne mulle väga meeldis see küsimus, et aga räägime hirmudest, sest mõnes mõttes nagu hirmudele mõtlemine või mingite strateegiate arendamine, et kuidagi neid hirme seljatada on nagu hästi oluline ja mina arvan, üks nagu suuremaid hirme on just nimelt see, mis korraga statistikast läbi jooksnud, see, et noored ei tunne ennast enam seotuna ühiskonnaga. Et mõnes mõttes poliitiline süsteem on muutumas äärmiselt küüniliseks ja selles mõttes nagu võimu pärast ja nad ei tunne kuidagi, et nad võiksid sellega suhestuda, et see on midagi väga võõrast kuskil, et väärtuste süsteem võiks just nimelt läbi hoolivuse siduda nagu inimlikult tasandil ühiskonnaga. Et ma arvan, see oleks nagu minu strateegia, kuidas seda hirmu seljatada. Võib-olla veel lihtsalt paar hirmu, mis ma lihtsalt just nimelt Vladimiri sellele küsimusele mõeldes. Ma olen lihtsalt paar nagu sellist markantset näidet või lihtsalt enda kogemusest peegeldades, et üks asi on see, et ülikoolides tohutult suurem naiste osakaal. Ma ei tea, mida see tähendab või ma nagu ei anna sellele hinnangu, aga see tõesti on nõnda, ma toon täiesti marginaalse näite, et disainiteaduskonnas on väga väike eriala, mis on nagu sepakunst, äärmiselt marginaalne ja see aasta astusid sisse ainult naistele. Ja kui keegi oleks seda öelnud 15 või 20 aastat tagasi, oleks pidanud täiesti hullumeelseks seda mõtlema. Et selles mõttes see on konkreetne näide ja tegelikult see toimib nagu väga paljudel erialadel nõnda, ma ei tea, mida see tähendab, aga ma lihtsalt toon selle nagu liikumise välja. Ja üks nagu hirm, mis veel just nimelt selle seotusega mul on tekkinud, et noored, kes viibivad pidevalt paratamatult Anglo-Ameerika kultuuriruumis siis läbi interneti eelkõige, et mida see kohalikkus nagu tähendab nende jaoks või palju see korda läheb, et kui hakkavad minema korda sündmused, mis on füüsiliselt võib-olla väga kaugel kuskil või mingid süsteemid ja nad justkui osalevad selles palju kirglikumalt läbi mingi kogukondliku mõtlemise või mõtleme hingesuguluse võib-olla isegi, siis mida see kohalikkus nagu hakkab tähendama sellel pildil, aga see on jälle küsimus, ma ei tea selle vastus. Aitäh! Kaks mõtted, üks oli see ja pikem, mis oli enne ja üks tuli siis, kui siin arutelu juba hakkas, et see, mulle meeldis see mõte presidendi kaardist, mis saadetakse ja ma tahaks, et seda saadetakse ka neile noortele, kes Eestis on
mitte ainult, et kui sa tahad presidendilt saada kaarti, et siis sa pead minema välismaale, et natuke me vahel kaldume sinnapoole, et kui jõulude ajal televisioonis tehakse tervitusi noortelt Jaapanist, Austraalialt, Saksamaalt, Taanist, ma tahaks näha Narvast, Obinitsast ja Vormsilt ka. Et me vahel kaldume nagu teise äärmusesse, mitte et ma ei arva, et see on probleem noorte välja, ma arvan, et noorte väljamaale minek ei ole probleem on see, kui nad sealt tagasi ei tule. Aga ma arvan, et me peaks tunnustama ka neid noori, kes ei lähe ja saatma ka neile kaarti ja küberametid võiks ka neile öelda vahel, et sa oled väga tubli, et sa oled Eestis mingi ettevõtte loonud, kooli õpetajaks läinud, oled meditsiiniõde või noor arst meie haiglas. Et see oli see mõte, mis tuli mul siin käigu pealt. Teine oli siis see, mida ma enne mõtisklesin, et kogu nende väärtuste hoiakute pealt olen hästi nõus, et meie haridussüsteem ei ole jõudnud veel sinnani oma reaalses elus, vähemalt mitte igas klassiruumis, igas koolis ja igas lasteaiarühmas. Küll on aga hea meel, et ma lausa kirjutasin üles, kui siin Allan Ralli ettekandes tuli esimene slaid ja esimesed märksõnad, avatus, paindlikkus, ettevõtlikkus, elukestev õpe, eneseteadlikkus, siis ma arvan, et sa spikerdasid üldharidussüsteemi riiklikest õppekavadest üldosast. Et see on täpselt see, mis seal kirjas on. Ma olen nõus, sa ise ütlesid või keegi, et meil on strateegiad, meil on dokumendid. Ma olen nõus, et strateegia dokument iseenesest ei tee veel midagi, aga ma arvan, et me oleme ühiskondlikult kokku leppinud milleski. Me täna räägime siin nendest väärtustest ja hoiakutest, me oleme dokumentides kokku leppinud, see ei ole ju kellegi kabinetis kokku kirjutatud paber, vaid tegelikult ühiskondlikult kokku lepitud dokument, näiteks ka elukestva õppestrateegia, mis on pool aastat tagasi vastu võetud. Esimest korda muuseas selline strateegia, mis hõlmab kõiki haridustasemeid, mitte ei ole üldharidus eraldi, kutseharidus eraldi, kõrgharidus eraldi, täiskasvanute õppe eraldi, vaid läbivalt. Ma arvan, et see on ka oluline samm, et näha seda elukestvat õpet, et see on hästi oluline ja ma arvan, et me oleme liikumas sinnapoole. Tee on pikk ja käänuline kohati, sest hoiakud teatavasti on need, mis muutuvad kõige aeglasemalt ja neid on kõige keerulisem muuta. Aga ma arvan, et me oleme kokku leppinud ühiskonnas, et see on oluline ja minu arust me liigume sinnapoole. Et mida ma veel lisaks tahtsin öelda on see, et me peaks siiski alati vaatama selles mõttes ka peeglisse, et kust see noor tuleb, kust ta saab need oma väärtushinnangud. Et ta tuleb ikka esmalt kodust ja kui siin see töökasvatus oli, siis mina ei tea, minu lastel ei ole küll keegi keelanud nõusid pesta või keelata peenart hoovi peal või aias ja minna vanaemale appi poest kotte tooma, et ma ei tea, ma ei ole küll seadust vaadanud, aga minu lapsed ka mitte. Nii et ma arvan, et see tegelikult tuleb kodust, väga palju see hoiakute kujunemine ja mina ei usu, et koolis mõni õpetaja ütleb, kui talle öeldakse, et kas ma tohin põranda puhtaks pükkida, õpetaja ütleb ei, PGS-is paragrahv 45 lõige 7 on kirjas, et sa ei tohi mitte midagi teha. Ma ei usu seda. Et selles mõttes ma arvan, et me peaks vaatama lastevanematena endale otsa, et mida me seal kodus kultiveerime, missuguseid hoiakuid, väärtushinnanguid me seal külvame, see on üks asi. Teine asi, loomulikult need lapsed siin oli öeldud, et kus nad on nagu kõige suurema osa, kui nad ei ole kodus. Jah, kool peab toetama seda kõike, täiesti nõus, kool peab arendama, kool peab looma tingimused, kool peab looma õpikeskkonna ja tõepoolest on meil see meie elukestva õppestrateegia esimene eesmärk on muutunud õpikäsitluse kujundamine, mis tähendabki seda, et haridus peab olema suunatud igale lapsele just selliselt, nagu see laps vajab, nagu see laps potentsiaalselt on võimeline ja nii edasi, huvidest lähtuvalt, aga kindlasti see laps läheb kuhugi ka siis, kui ta on tulnud kodust, käinud ära koolis ja õhtul kuhugi. Kas ta läheb trenni, kas ta läheb tänava peale hulkuma, kas ta läheb kaubanduskeskusesse, kuhu iganes tema ümber on ühiskond, tema ümber on need kõik inimesed,
ma olen nõus, et ühiskond ja riik ei tee midagi ja nii edasi, see koosneb inimestest, aga see ühiskond koosnebki inimestest, nende hoiakutest, kas seal teda märgatakse, kas seal teda toetatakse. See hea bussijuhi näide, mis siin on Facebookist ja kust iganes läbi käinud viimati, Tallinnas on, vabandust, ma käin kas jala või sõidan autoga, aga ma olen lihtsalt tähele pannud, et kiidetakse ühte bussijuhti, kes naeratab, ütleb hea sõna ja paneb klassikalise muusika bussis käima, et lapsed jäävad magama, kes enne lärmasid. Et see on ka suur asi, et siis kodu, kool ja ühiskond. Pika riigi peale meelest küsimused läinud, eks ole, et kui ma õigesti mäletan, sa küsisid eelnevate kohta kommentaari, mis ettevõtti, et siin minu mõte seostus selle raamatuga selles kontekstis, millest me hoid, praktiliselt kõik on rääkinud, et mida me seirame, et me seirame, teeme noorte seiret, Katrin viitas ise ka sellele, et me täna justkui räägime ainult statistikast, et see oleks justkui me iga-aastaselt loendame üle oma retseptis, et 100 grammi jahu, vaatame, oi, sellel aastal 95 grammi, natukene vähem või natuke rohkem, arutame pikalt selle üle, et kuidas meil nii-öelda need retseptuuri kogused on või ei ole, aga et mis meil lõpuks sellest koogist siis välja tuleb, et mis need hoiakud on nendel inimestel, kes siis noortest täiskasvanuks kasvavad või siis sellest koolisüsteemist välja asuvad ja tööle asuvad, et kas nad on aktiivsed või need, keda üldse miski ei huvitu ja mis me nende hoiakutega peaksime tegema, nagu meil siin läks, nagu see arutelu, et seda me täna meil ei seira. Ehk et see kvalitatiivne pool, et võib-olla on see mõte, mis mul nagu tekkis, et äkki on hoopiski see asi, mida me peaksime seirama ja mõtlema, kuidas seda timmida siia ja sinnapoole, et olen Ireenega tuhadest nõus, et selles osas on nagu haridussüsteemis ju vagu sisse lükatud ja see vagu on pikk ja kindlasti on seal vagus palju kive ja seda me täna veel ei teagi, et tuleb ülevalt ja kõrvalt läbi minna. Ehk et see hoiakute kujundamine on kõige olulisem, mida ilmselt võiks hakata, millega võiks põhjalikult hakata ka siis selles kontekstis tegelema. Aga ma hea meelega võtaks ka sellist töökasutusest kinni, sest et ma kuulen samamoodi ettevõtjate suust neid ütlemisi, et see valmisolek töö tegemiseks on nagu tagasihoidlik, et ma tahaks selles mõttes sulle vastu vaielda, et me oleme küll Eesti riigis mitte ainult, vaid kogu Euroopas keeruliseks teinud sellise ametliku töö tegemise, et nõus sellega, et see töös, see suhtumine hakkab peale kodust, hakkab peale sellest, kas siis, kui 4-aastane poiss tahab nõusid tulla appi pesema, kas sa lased ja seda teha või lükkate kõrvale, et panen ise ja nii edasi. Aga minul konkreetselt 11-aastane poiss, kui oli 11, tahtis päris tööd teha, tahtis päris oma raha teenida, just see, millest sa kõnelisid, et mina ka lapsepõlves suvi otsa teenisime vähe, aga see oli oma raha, see oli minu enda teenistus, ma ise olin selle endale saanud, et see käis maast madalast lisaks sellele, mis me kodus tegime ja kodus aitasime. Et täna alla 14-aastased ei tohi meil töötada, ei tohi seda teha kogu Euroopas ja ma ei ole päris kindel, kas see on õige, sest et seesama 11-aastane poiss, kellele ma ei leidnud kohta, see oli suur kasvu ja oleks tahtnud kangesti tööd teha, ma ei leidnud selleks kohta. 14-aastased kevadel enam ei käinud peale, et ema tahaks tööle minna siis, kui oleks võinud 4 tundi juba tööd teha. Mina olin suvel Pärnu rannas, seal panid küll järgmise müüa, minust olid 10 aastased. Jah, ta rikuti seadust. Et nii palju töö kasvanud. Aitäh kõigile, kas on vahepeal omaks võtma, et tegelikult peaksime õppima ja kuidagi leidma viise selle protsessi nautimiseks, selle teel olemise nautimiseks, et me ilmtingimata ei pea olema kõige paremad või me peame olema kõige õnnelikud. Edul on erinevaid definitsioone. Ei ole ainult ühtemoodi edukust. Mina tahtsin üles kutsuda, kui sa ütlesid, et õpilastel võiks olla suurem stress, siis nagu pööram hoopis selle noole nagu õpetajate suunas või tegelikult ka õppekava koostajate suunas, et me oleme täna palju rääkinud sellest, et see üldosa
on see, mida me tahaksime nagu rohkem näha või rohkem, mida me täna on puudu, mille jaoks meil ei aega. Et ma teeks nagu selle ettepaneku, et võib-olla hoopis võtaks need aine eesmärgid ja ainekavad ära, jätaks alles ainult üldosa koolide jaoks õpetajale toeks ja vaat see annabki võimaluse naudida protsessi, märgata iga õpilast ja kujundada tema hoiakuid ja tema arengule vastavaid ülesandeid sättida siis sellest ainest lähtuvalt, aga siis see fookus läheb nagu sellele, millest me täna kõige rohkem oleme rääkinud. Et see ilmselt oleks esialgu stress õpetajale.